Viimasel ajal on ilmunud ajakirjanike teele uued väljakutsed. Me kõik teame, et Papa Jansen tegutses ajal, mil naised tegelesid peamiselt kodutöödega ja rääkisid vaid siis, kui mees oli hästi meelestatud ja lubas tal seda teha. Tänapäeval on asjad muutunud aga väga keeruliseks. Ajakirjanikel tuleb peale meeste intervjueerida ka naisi, kes teadupärast mõtlevad naise ajuga. Ja naise ajuga on selline asi, et naise aju on väga erinev mehe ajust. Ärgem loogem endale illusioone, et naise intervjueerimine on sama lihtne kui inimese intervjueerimine. Ikkagi igale indiviidile tuleb läheneda täiesti erinevalt. Muidu võib sattuda lihtsalt hätta. Señor, que estoy hablando con usted de una de la espalda, hombre. ¿Qué pasa en su corral? Zapatero. ¿Qué opina usted del gobierno de Zapatero? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? Esimene samm naise intervjueerimisel on luua meeleolu. Tee keskkond romantiliseks. Sellepärast, et kõige paremini tunneb naine ennast ju hästi oma valitsemisalas. Kodus. Miks muidu pöörab naine sellele nii palju tähelepanu ja teeb oma puhkeajast kogu aeg kodus puhastustöid ja heegeltöid. Ja nüüd vaatame, mis naine meil siis täna siin täpselt on. No tere, proua naispoliitik, väga meeldiv, et sa leidsid oma tiheda graafiku kõrvalt mahtiga meile siia stuudiosse tulla. Tere! Et avada saatekülalist, tuleb küsida midagi selle kohta, mis talle kõige hingelähedasem on. Siin ei saa teda alguses ära ehmatada keeruliste teemadega, nagu näiteks tema eriala. Aha. No sinu tööpäevad on kindlasti väga pikad. Ja töö on ju raske. Kuidas sa selle kõrvalt leiad veel aega oma perekonna jaoks? Me kasvatame lapsi mehega võrdselt. Aha. Nüüd tuleb katsuda teda natukene üles soojendada. Ja selleks on kõige parem küsimus rõivad. Sest et millisele naisele ei meeldiks rääkida rõivastest? Sa näed väga hea välja, ma pean seda ütlema. Räägi, mida sa täna kannad? Riideid. Nüüd ei tohi alla anda. Sa tead, et hingest tahavad kõik naised tegelikult nendel teemadel rääkida. No, kust sa leiad kõik selle aja, et oma välimuse eest hoolitseda? Millised on sinu väikesed ilurituaalid? Ma pesen hambaid, käin duši all, kaamin juuksed ja meigin vähe. Aga sa ikkagi meigid, sa ikkagi meiki paned, jah? No mitte iga päev. Täna teie grimeeria rikkus siin mul tuju. No sa näed suurepärane välja. Aga räägi, no, mida sa teed tegelikult siis, kui sa tunned, et emotsioonid hakkavad üle keema. No igal naisel on see hetk, kus pingelises olukorras sa lihtsalt tunned, et ma lihtsalt ei jaksa enam ja no seda kõike on liiga palju ja tunned, et pisarad hakkavad voolama ja lihtsalt tooks koju teki sisse, et mis sina siis teed, kui selline tunne peale tuleb? Ma jään ratsionaalseks. Ja, aga sa tegelikult seda ikkagi ei suuda. Mis siis ikkagi saab? Suudan küll. Ma olen professionaal. Kuulge, see on täielik kivi, nagu ma ei saa töötada niimoodi. Kelle te tõite mulle? See ei ole mingi naine ju. Aga räägi, mida sa teed pärast ühte rasket tööpäeva? Lähed sa sõbrannadega välja, väike mojito, kosmopolitan. Kas see on elu sul nii nagu Seks ja linnas? Jah, ma võtan pitsi viina. Aga need prillid, mis sul peas on, kas need on sellised nullprillid, moeprillid? Naine kannab alati nullraamidega prille selleks, et targem välja paista, sest ega need ei saa meil päris prillid olla, et sa oled siis sellised raamid endale saanud, jah? Need on mul -3. Aha, no väga tore. Kuulge, ma ei oska küsida enam midagi päriselt.
Te pidite naise mulle tooma ja ma ei saa aru, see on lihtsalt mingi olend pekki küll. Mida ma tegema pean nüüd?